Juhan Liiv, kuulus mees. Nad olid kõik tema vastu. Kõik. Nii palju, kui neid oli. Tema töödel üteldi ei olevat tuuma. Tema elul eesmärki. Tema kirjades puududa mõtte, tema sõna olla tühine. Kirjutas ta täis tuld ja vaimustust oma suguvennade hääks. Siis üteldi, ta otsib omakasu. Astus ta teraval sõnal õige asja eest ette. Kõneldi, ta tahab kuulsaks saada. Tegi ta vaestele hääd, pandi pahaks, et ta inimeste südameid varastab. Kinkis ta kirikule midagi, pahandati, et ta Jumala eest tahab kiidelda. Lühidalt kõik, mis ta tegi, laideti ära. Teda nimetati kiusakamaks, auahnemaks, rumalamaks inimeseks. Vaata narri. Istub ööd päevad toas. Ehk jälle. Vaata ihnust. Käib katkise 6 kuulitsal. Nad olid ju kõik tema vastu. Kõik. Nii palju, kui neid oli. Ta suri. Nad hakkasid rääkima, kuidas ta hää inimene olnud ja kellelegi kurja ei teinud. Kuidas ta isamaad palavalt südames kandnud. Kui sütitav ta sõna, kui tuumakad ta kirjad. Kuidas ta hädalistel abimees, vaestele isa, kogudusele truu liige olnud. Tema häädusi tõsteti taevani. Tema vead, isegi tema suured vead leidsid vaimustatud kaitsjaid. Vaata, ta ei pidanud riiete uhkusest lugu. Ehk jälle, vaata, ta elas kodu oma kõrgetele eesmärkidele. Nad ehitasid uhke surnurongi. 1000 tulid teda saatma, kõned kõlasid, pisarad voolasid, ausammas kerkis hauale. Ja selle juures kiskusid nad üksteist tutti pidi. Igaüks tahtis kadunu kiitusega teisest üle käia. Isamaa pojad, ütlesid nad. Meie seisame täna ühe kuulsa suguvenna haua juures, kellest meie kõik ta eluaeg suurt lugu pidasime ja ta töid austasime, mis igavesti elama jäävad. Isamaa pojad, leinake oma kadunud kuulus suguvenda. Nad kiitsid kõik teda. Kõik. Nii palju, kui neid oli.